$8500 teenis näiteks Mauri Vilman, kui ta võitis Konopiste Openi disc golfis. Mis tegi ta võidu veel võimsamaks, oli, et ta ei saanud ühtegi bogit. Mina proovin seda sama teha, küll ainult ühe ringi, tema tegi seal juba 3. Hetkel olen Respo rajal ja vaatame, kas saan hakkama. Esimene rada kerge parr ja teiselt vaatame, tuleb napika spördi. Sealt edasi hea avadrive, siis lähenesin korvi alla ja lihtsalt panin selle sisse. Täpselt samamoodi mängisin 4. raja, sain kerge parri, 5. rajal täpselt samamoodi kerge parr, 6. rajal viskasin pördiviske üle rauda, aga õnneks kaugele ei läinud, sain kerge parri sealt, aga kerget parre mul ongi vaja. 7. rada täpselt samamoodi, 8. ka hea drive, keskmine lähenemine ja sain parri. Seda pean ka edasi tegema ja see challenge võibki tehtud olla. Ei midagi väga ilusat, aga väga kindel mäng parri jaoks. See rada kindlasti sobib ka mulle, saan eeskäega mängida. Nüüd juba peaks olema rekord, kui kaugele ma olen jõudnud. Kuni tuli 13 rada ja avavise ei olnud hea. Lähenemine oli pigem keskmine, aga õnneks putiga päässin ära. Tundsin ennast päris enesekindlalt juba siis. 14 rada oli ohtlik, sest pidi puude vahet läbi viskama, mida ma sain ja mõtlesin, et teen sellise ohutu viske, aga viskasin sisse hoopis. Järgmise rajal tuli tuul mängu, avavise polnud kõige parem, aga õnneks teine vise oli okei. Putt polnud küll kindel, sest tuulin oli, aga õnneks sain sisse. Ma ei tea, mis see tuulega juhtus, aga 16 rada ehk 3 ainult lõpuni, nagu kuulsite, oli väga tuuline ja vise oli ka väga halb ja läks õhku ja väga paremale, see tähendab pahandust. Meetrite poolest polnudki kõige hullem, sain mingi viske tehtud puude vahelt, aga okstes sai mingi puute ja jäi lühikeseks see vise. See on raske putt, see on kaugel, on ka tuuline, aga vaatame. Kahjuks nii, see oli mu parim ring siiamaani, skoor jäi ka väga hea ja jõudsin täitsa kaugele, aga veel tehtud see challenge ei ole, ehk näeme järgmises episoodis.